Nordic countries decided to restore the connections with Estonia even before Estonia regained its independence. It happened in April 1991. I think that was a very brave decision by the Nordic governments. The office was first called the Information Office of the Nordic Council of Ministers and spreading all kind of information about Nordic countries. Leo Salonen decided that it would be good to have a branch office in southern Estonia, so it started in Otepää already in autumn 1991, and a year later the office moved over from Otepää to Tartu. So I was the first person employed by the Nordic Council of Ministers office for the branch office in Tartu, and in Tartu we opened in the autumn 1993. The president at that time, Lennart Meri, visited the office every now and then. That it was considered that the telephone lines in our office were considered more secure than the telephone lines probably in the presidential castle at that time. I think there were Ericsson hotline phones, quite big ones. In quite an early stage we had email connections to the outworld, even though the internet was not so very well developed. Very many people used even the fax lines for sending messages or receiving. My first day was on 1st of August 2005. And I have been for now almost 6.5 years. When I came, we went to Narva, to Valka. When I saw Narva, I kind of realized immediately that we need to do something here. And then we decided to open an office in Narva, and it has been a success and a good recruitment to have Evgeny there. During 30 years, we have established many events which have grown independent. I think it's a great achievement to grow. Yeah. I don't want to say old, but wiser anyway. Põhjamaade luulefestival mängib, ütleme siis, viimase paarikümne aasta Eesti kirjanduselus kindlasti olulist rolli. Et sellest Põhjamaade luulefestivalist kasvaski tegelikult välja siis kirjandusfestival Head read. Me kutsume siia tegelikult Põhjamaade, Skandinaavia kõige säravamaid autoreid. Ja minu arust ongi väga tähtis neid kirjanikke siia tuua, sest kirjandus on ka midagi, mis annab meile võimaluse ringi reisida. Ja mulle meeldib mõelda, et kui need kirjanikud siia tulevad ja kohtuvad lugejatega, kohtuvad nii täiskasvanud kui ka noorte lugejatega, et siis võib-olla mõni nendest noortest lugejatest või ka täiskasvanutest samamoodi saab reisida tänu sellele. 20 aastat tagasi Eestis neid probleeme tegelikult isegi ei peetud veel probleemideks riigi tasandil. Üks oli inimkaubandus, teine oli lähisuhtevägivald. Ja kui mina hakkasin tööle inimkaubanduse teemaga, meil ei olnud seadus inimkaubanduse teemal, meil ei olnud ühtegi teenust inimkaubanduse ohvritele, meil kusjuures ei olnud ka perevägivalla kohta sel ajal veel mitte mingisuguseid uuringuid. Ja sellest peale kuni tänaseks on meil põhimõtteliselt olemas kõik. Kui me nüüd võtame tänast päeva, siis Sotsiaalministeeriumis on võrdsete võimaluste osakond ja on ka vastav volinik. Vanamajanduse puhul toimub karmilt öeldes rikastumine keskkonna arvelt. Eesmärk on kutsuda ühiskonnas esile seda muutust, et meie majandusmudel muutuks kestlikuks. Me oleme võib-olla seal teisel kilomeetril. 98 on veel minna. Kui koos Tartu Ülikooliga viisime läbi esimese Põhja- ja Baltimaade rändekonverentsi Tallinnas, siis oli rändeteema väga emotsionaalne nii ühiskondlikus kui ka meedias avaldatud debatis. Tänu võib-olla meie sellisele suhteliselt aktiivsele tegevusele ongi selline teadmispõhine rändedialoog Eestis üldse alguse saanud. Et oleme kaasas käinud või isegi ennetanud neid protsesse, mis rännet puudutab.
Selleks, et edasi areneda, peab olema mingisugune tõuge. Omavahel läbikäik on ääretult vajalik, aga keegi peab seda korraldama. Nordenil on kombeks kaasata alati parimad professionaalid. Nordeni roll on, ma ütleksin, lausa hindamatu tähtsusega. Et inimesed ise tunnevad, et tegelikult nende pingutus või nende kontaktiloome on hinnatud, seal on see usaldus ja see koostöö on saanud liikuda teisele tasemele. Sellest regionaalsest koostööst on tihtilugu saanud juba midagi, kus väga suurt vahet enam ei olegi, et on see siseriiklik koostöö siin ülikoolide vahel Tallinnas ja Tartus või on see üle lahe Helsingis. Siin oleme nüüd Soome instituudi raamatukogus, kes ka tähistab 30. aastapäeva. Narva on üldse absoluutselt selline teistmoodi linn kui terve ülejäänud Eesti. Narva on väga armas linn, aga mitte kõige maailma rikkaim linn. Põhjamaade ministrite nõukogu üritused on hästi läbimõeldud ja kõigile kättesaadavad ka rahaliselt. Mina proovisin leida neid ürituste formaate, mis Narvas ei ole veel varem olnud. Tähtis on kaasata nii Narva noori kui Narva vanamemmesid. Praegu näen, et inimestele meeldivad meie formaadid, sest Põhjamaad on väga erilised. Et kõik sellised sõnad nagu laagom ja hüüge, et nad on juba narvakatele tuttavad. Põhja- ja Baltimaad on seadnud endale eesmärgiks saada maailma kõige integreeritumaks piirkonnaks ja seda läbi digitaliseerimise. Ja ma olen siiani väga suure respektiga vaatan, mida teeb Soome. Ja sellega seonduvalt sai nii-öelda võtta need Soome esindajad ja panna siin küüne peale. Kui me võrdleme Eestit võib-olla isegi 20 aasta taguse olukorraga, siis ka meie ühiskonnas usalduse kasve paljuski toimunud, ma arvan, läbi Põhjamaade väärtuste juurutamise Eestis. Ma olen enam kui kindel selles. Future is such a fascinating phenomenon because you can change the future. Right now we are living in a world full of challenges. Nature, the climate, biodiversity. Very quickly we have to come up with ideas and decisions and solutions in order to make a better world. Sinna on kõvasti veel minna. Ja seal ei aita ainult nügimisest. Seal tuleb päriselt ära teha asju. But in order to reach those goals, we need a lot of cooperation, and that's the reason for us being here. Ka nullist alustades, siis ka tänasel päeval on ikka veel nii palju vaja teha ja nii palju on võimalik teha. Et see koht, kuhu me oleme tänaseks võib-olla jõudnud, mida me võtame nii loomulikult, ei ole tegelikult juhtunud niisama. Et selle taga on kõik väiksed pusletükid, mis on aastate jooksul nii-öelda kokku pandud ja see on nagu tõstnud meie elukvaliteeti tegelikult hoopis teisele tasemele. When you look back now 30 years when Estonia regained its independence, the change has been of course remarkable. Tunne on see, et ma olen kuskil 200-aastane või 180-aastane vähemalt. Kui sa alustad millegiga nullist ja töötad nii kaua, sa oled näinud kõiki neid arenguetappe, mis on siis, kui ei ole mitte midagi, mis on siis, kui juba midagi on ja mingitel hetkel sa tunned ennast nagu meeletult vanana, sest sa oled juba nii palju näinud ja nii palju teinud. Et mõnikord me oleme need seemne istutajad, teinekord võib-olla on see seeme istutatud ja meie aitame seda kasta. The more countries we are that are speaking with one voice, the better. Ainult koostööna on võimalik suuri asju teha. Et cooperation over competition igal juhul. Aitäh selle koostöö eest ja ma loodan, et Norden ei unusta Narvat kunagi. Narva Nordenit kindlasti mitte.